Aga liigume edasi ja tänane 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teema on ootuspäraselt olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh. Ja tõesti, küsimus on ootuspäraselt olukorrast riigis ja meil nimelt oli tõepoolest siin esmaspäeval siis põllumajandus- ja regionaalminister Terrase umbusaldamine. Ma küsisin temalt samal teemal, aga ma kahetsusväärselt sain vastuseks sellist arusaamatut mõminat. Aga ta ongi nagu surnud kajakas teie kaelas, nagu Martin Helme väga kenasti irooniliselt ütles ja nagu kogu Eesti 200, kes parasiteerib siin Johanna-Maria Lehtme häältel. Seetõttu ma pöördungi teie poole viimasel ajal seoses tõsiste ja häirivate juhtumitega, kus Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikud on loomade hukkamisel kasutanud äärmiselt julmi ja piinavaid meetodeid. Ja tegemist ei ole mitte üksikute eksimustega, vaid korduvate juhtumitega, mis viitavad süsteemsele probleemile nii järelevalves, otsustusprotsessis kui ka vastutuse kandmises. Näiteks Nuudi Hobitalus topiti elusad linnud, paabulinnud, tõuganad, kuked, piigpäkk kottidesse, veeti neid 50 meetrit üle hoovi, kallati konteineritesse, kus nad siis gaasitati aeglaselt surnuks. Emud tapeti poltpüstoliga, laskudega aiu, teades, et esimene lask ei tappa lindu kohe, lasti 2 korda ja lisaks ähvardati tappa ka perekassid. Ja teises juhtumis hakati tapma aiast välja pääsenud mägiveiseid üksnes põhjusel, et neil puudus kõrvamärk. Ühte looma üritati tappa ligikaudu tund aega sellesama poltpüstoliga. Jõhkralt tapetud loomavasikas jäeti samasse kohta selle verise peaga ema ümber hulkuma ja hoolimata esialgsest kohtukaitsest nõuab PTA jätkuvalt õigust kõik ülejäänud loomad hukata ja täiesti mõttetult. Ja avalikkusele on jäädki mulje, et põllumajandus- ja regionaalminister on asunud pigem PTA ametnike tegevust õigustama, mitte uurima, kas nende tegevus vastas seadusele, loomakaitse põhimõtetele, elementaarsele inimlikkusele. Ja seetõttu ma küsin teilt kui valitsusjuhilt, et kas teie peate selliseid loomade hukkamise viise vastuvõetavaks Euroopa Liidu ja Eesti loomakaitse põhimõtete kontekstis? Milline on teie hinnang PTA ametnike vastutusele kirjeldatud juhtumites? Kas ja millal algatatakse sõltumatu uurimine PTA tegevuse, kasutatud meetodite ning juhtimisotsuste kohta ja kuidas kavatseb valitsus edaspidi tagada, et riigiasutused ei kasutaks loomade suhtes ebaproportsionaalset vägivalda ega eiraks kohtulikke õiguskaitsevahendeid? Ja need juhtumid puudutavad mitte ainult loomade heaolu, vaid ka usaldust riigi ja tema institutsioonide vastu. Ja seetõttu ma palungi teie selget seisukohta ja vastust, milliseid samme valitsus kavatseb astuda, et selline tegevus ei korduks. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt selle sissejuhatuse kohta, et ma arvan, et regionaal- ja põllumajandusminister teeb oma tööd südamega ja peabki nende teemadega tegelema, millega ta tegeleb, et jääme siin siis eriarvamusele teiega. Nüüd, mis puudutab linnugrippi, siis tegemist on ju ohtliku ja nakkava haigusega. Et mulle tundub nüüd, et siin on veidi sellises retoorikas, õnneks küll mitte praktikas sellisel määral koldumas see, mida me nägime seakatku puhul. Ja võib-olla jah, te aitate meenutada, ehk ma eksin, aga ma arvan, et võib-olla siiski ei eksi, et küllap ka EKRE oli seal selle tollase seakatku ütleme ühe farmi juures, kus blokeeriti Põllumajandus- ja Toiduameti tööd. Hiljem saades aru, et tegemist on ohtliku ja nakkava haigusega, mida ei tasuks teha, aga sellegi faktide kohale jõudmine võttis ka aega. Seal oli plaan B, kes kindlasti Eestile head ei soovi ja koos ja kõik sellised ütleme huvitavad tegutsejad. Nüüd Hiiumaal õnneks see päris nii ei olnud, et ma saan aru, et seal algselt Sääre külas Nuudi Hobitalus tuvastati kõrge patogeensusega linnugripp ja selle tõttu otsustas PTA Põllumajandus- ja Toiduamet hukata kõik linnud. Ja kui te küsite, et mida riik sellises olukorras peab tegema, siis riik peabki järgima, nagu riigi erinevad ametid peavadki järgima neid reegleid ja protokolle, kuidas piirata ohtlike nakkushaiguste levikut. Sellisel viisil täpselt nagu toimetati. Õnneks mulle tundub vähemalt tagantjärgi seda üldist pilti vaadates, et omavahel suheldi, jõuti saadi arusaamisele, kuidas need asjad käima peavad ja sellele õnnestus seal piir peale panna. Aga tihtipeale on kannatajaks just ütleme ümberkaudsed linnu- või loomapidajad, kui see nakkus levib.
sest ega seakatkuga ega ta kuhugi kadunud ei ole. Et sellega me tegeleme valitsuses üle nädala. Regionaal- ja põllumajandusminister, toob neid teemasid toidujulgeolekust meile valitsusse korduvalt. Ja ütleme, seesama debatt käib ka selle üle, kui kõrge võib olla näiteks sigade populatsioon. Näiteks Keila suuruse pindalaga alal võib olla 3 metssiga, nii et selleni peame jõudma, et oleks tagatud ohutus ka kasvatatavatele kodusigadele. Ja linnugripiga tegelikult sama lugu, et ega siis nakkushaigustega tulebki tegutseda nende protokollide alusel, mis on kokku lepitud, nii et loodetavasti see nii ka käis. Ja kui kellelgi on etteheited, siis saab kindlasti ministeeriumile või Põllumajandus- ja Toiduametile seda teha. Kindlasti nad neid kuulavad ja arvestavad. Aitäh! Suur tänu ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja ega minu küsimus ei olnud ju haigustes ja taudide levikust. Ma ei küsinud sellest, ma küsisin reageerimisest ja rääkisin julmusest ja jõhkrusest, eks ole, selle käigus. Üldiselt see infotund ongi kujunenud kahetsusväärselt sarnaseks selle 99 kunagise lavastusega, et kuidas seletada pilte surnud jänesele, kus küsimus ei olnud ju jäneses, vaid mõttetuses rääkida, seletada ja küsida olukorras, kus kuulaja või süsteem on juba surnud. Kuna minister Terras ilmselt veedab rohkem aega rätsepa juures endale ülikondi tellides, siis kui rohkem kui oma haldusalas pildi selgeks tegemiseks, siis räägime ka sellest teisest teemast, ehk siis kehtestada tasuline sõit maakonnaliinidel lastele ja pensionäridele ning selle otsuse avaliku põhjendamise, et räägime selle teema uuesti üle. Et Terras siin esmaspäeval rääkis meile väga pikalt laialt, miks seda on vaja, ja teie siin praegu ütlete, et seda ütlesite just, et oi, et seda ei tulegi, et me peame vist jälle siin huultelt lugemist õppima, et eks me siis pärast näeme, eks ole, et mis tuleb ja mis ei tule. Aga Terras on korduvalt väitnud ja teie ise ka, et piletihinna kehtestamine on vajalik selleks, et valideerimise kaudu koguda statistikat liinivõrgu korrastamiseks. Ja ise te ütlesite ka kuskil, et tuleb siis 1 euro, aga see peab tulema. Aga paraku ei vasta see väide tegelikkusele. Tasuta sõitjate valideerimine on toimunud kogu senise tasuta ühistranspordi perioodi vältel ja lisaks fikseerivad ka bussijuhid kõikidel liinidel sõitjate arvu ja seega on vajalik statistika riigil juba olemas olnud, kui vähegi tahetakse seda kasutada. Sellest tulevalt ma ikkagi vältimatult pean küsima, et miks te väidate, et statistika kogumiseks oleks vaja kehtestada piletihind, kui valideerimine ja reisijate arvestus on juba toimunud? Kas tegemist on siis teadmatusest tuleva eksitusega või teadliku avalikkuse eksitamisega? Kui andmed on olemas, siis mis on tegelik põhjus laste ja pensionäride sõidu tasuliseks muutmiseks? Kas lihtsalt see, et Reformierakond tahab, nagu ikka silmakirjalikult rääkides, siis kvaliteedi tõstmisest, nagu see annaks midagi nendele pensionäridele seal maapiirkonnas, kus neil nagunii raha ei ole ja autot ka ei ole? Kas valitsusel puudusid enne piletihinna kehtestamise soovi andmed maakonnaliinide tegeliku kasutuse kohta? Kui vastus on ei, siis ma palun selgitus, miks avalikkusele on esitatud vastupidine põhjendus, ja kui vastus on jah, siis ma palun selgitust, kuidas on võimalik, et ministeerium ei kasutanud olemasolevaid andmeid. Ja tõesti arvestades seda, et maapiirkondade elanikke on juba tugevalt tabanud automaks ning alternatiivid ühistranspordil on paljudes piirkondades praktiliselt olematud, siis kuidas kavatsetakse edaspidi kujundada regionaalpoliitikat, mis ei karistaks maapiirkondade elanike elamise eest väljaspool suuri linnu? Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees ja küsija. Jah, te olete õigesti aru saanud, kokkuleppe, et eakatele õpilastele pileti kehtestamiseks valitsuses ei ole. Seda esiteks. Teiseks, andmete kogumises, jah, ma saan aru, et pigem on tegemist sellega, et ühistranspordi eest vastutav minister, ministeerium ja tema ametnikud, sest ega minister ilmselt neid andmeid isiklikult kogumas ei käi, hindavad, et neil on vaja liinivõrku ümberkujundamiseks ja selleks, et see liinivõrk oleks võimalikult mugav kasutajale, saada täiendavaid andmeid. Ma olen peaaegu kindel, et kui neid on võimalik saada mingil muul moel, seda saab kindlasti teha. Näiteks ka Tallinnas me loeme ju pealinn, kas ta nüüd peab olema see näide, aga loeme tasuta transpordiks seda, kui keegi ostab 3 euro eest selle plastikkaardi, eks ju, selle sama rohelise kaardi ja siis viibib seda ja me vähemalt teame, kes kus liigub.
Et tulevikus igal juhul, ma arvan, ühistransport, ma võin seda ka selgitada, et ühistranspordi ümberkujundamine on ju hädavajalik, sest meil tulevad kiiremad rongid, sellesse samasse nii-öelda rütmi tuleb saada bussid, mõnes kohas tuleb asendada väiksem buss suuremaga, mõnes kohas suurem väiksemaga. See on paratamatu, me ehitame uusi teid juurde, remondime vanu. Nii et nagu inimasustus muutub, muutuvad ka inimeste liikumisvajadused, liikumispõhjendused ja nii edasi. Ja selleks, et see võimalikult hästi oleks kujundatud, sest eesmärk ei pea olema ju iseenesest buss, mis ei lähe ei kuhugi, vaid eesmärk peaks olema kvaliteetne ühistransport, mida on võimalik erinevate transpordiliikide vahel vahetada nii, et sa saad sealt, kus sa soovid, sinna, kuhu sa tahad. Ja võimalikult mugavalt. Ja selleks on vaja ühistranspordi kaasajastada. Ma lihtsalt on näite, et mida ma olen ka varem toonud, et Tartus, ma täpselt aastat ei oska öelda, aga Tartus tehti ühistranspordi võrk ringi, kasutades nüüd kasutajate mobiiliandmeid, mis selleks küsiti välja. Ja selle tulemusena kasutajate rahulolu selle ühistranspordi võrgustikuga paranes, sest tehti selle järgi ringi, kuidas inimesed liiguvad ja need teadmised olid olemas. Ja mina ka, ütleme, kasutajana tahaks, et süsteemi disainitakse selle järgi, kuidas mina tegelikult liigun või seda kasutan. Nii et selle jaoks regionaal- ja põllumajandusminister seda teeb ja see on ka selle ühistranspordireformi ülesanne. Nii et seetõttu jah, ma saan aru loomulikult, et poliitiliselt on mõnus sellist ažiotaaži kütta, aga vaatame tõele näkku, et kui, nagu Riigikontroll ütleb, kui me tahame oma ühistranspordivõrku ülal pidada ja me ei taha, et see liiga kalliks muutuks või liinid ei kuhugi viiks, siis meil on vaja seda aeg-ajalt kaasajastada ja ma arvan, et see on ka kõigile inimestele, vaatajatele, kuulajatele üsna arusaadav, nii et sellepärast seda on vaja teha. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud Kristen Michal. No teie sõidate Mersuga. Teie saate muidugi punktist A punkti B väga mugavalt, pole probleemi. Vaevalt, et teie bussidega loksute mitme ümberistumisega, ma tahaks seda küll näha. Ja ma arvan, et ka enamik inimesi leiab, et autoga, oma autoga tasku kohaselt sõita punktist A punkti B on kõige mõistlikum, kõige efektiivsem ja kõige mugavam. Mulle muidugi torkas kõrva ennist, kui te vastasite siin Peeter Ernitsale, et teie küll olete kohtunud kenade daamidega, kes ütlevad, et miks see opositsioon küll nii inetult küsib. Ma arvan, et need on nüüd need inimesed, kes on nõus sööma ka kartulikoori teie poolt juhitud vabariigis. Peaasi, et korralikult ketšupit on peale pandud ja Reformierakonna loorberid on garneeringuks sätitud. See on see seltskond, kes toetab niisugust poliitikat. Aga minu küsimus on nüüd seotud ikkagi selle sama loomade hukkamisega ja puudutab toidujulgeolekut ja puudutab seda, et kui niisugune omavoliline valdustesse tungimine, julm loomade tapmine, haiguste ettekäändel tihtipeale sisuliselt käsitleb inimesi riigi vaenlastena, ebameeldiva elemendina, kes tuleb paika panna, siis te võite kindel olla, et toidujulgeolek selles tähenduses, et seda üle Eesti ka hobitaludes ja väikestes taludes ja perioodiliselt, näiteks suveperioodil tehakse, see kaob. Ja see on väga valusa tagasilöögiga meie toidujulgeolekule ja meie julgeolekule kriisiolukorras. Et minu palve on teile vastata praegu viisakalt, et jah, ma saan sellest probleemist aru ja tegelen sellega ja räägin sel teemal ka selle noormees Terrasega. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister, palun. Ja aitäh teile selle mõttekäigu eest. Ma olen kindel, et see mõttekäik edastatakse regionaal- ja põllumajandusminister Terrasele, nagu soovite. Ta saab ennast kurssi viia ja Toiduamet saavad ka üle vaadata, mis seal siis täpselt on. Aga jah, ma ei kahtlustan, et teie sellises jutus on jälle suur hulk pooltõdesid või siis täpsemalt valeinfot. Et ettekujutust ütlesite haiguste ettekäändel. Kõik see mulle tuleb väga tuttav ette. Ma mäletan neid Aafrika seakatku aegseid debatte, kus me
pidasime neid debatte erinevates formaatides ja ütleme veel kord, erinevad poliitikud erinevatest erakondadest, ka EKRE-st muuhulgas, ka konservatiivsed poliitikud olid seal talu ümber blokaadi moodustamas sellepärast, et paha põllumajandus- ja toiduamet ei saaks imearmsate notsude juurde jõuda, mis hiljem selgus vastas tõele, olid haiged ja tegelikult tuli toimetada, nagu reeglid ette näevad. Ja suurim kahjukandja on loomulikult seesama talu ise. Linnugripp on täpselt samamoodi ohtlik ja nakkav haigus. See ei ole välja mõeldud haigus. Nii et me võime debateerida erinevate asjade üle, aga see ei ole ettekääne, et tungida süütute inimeste kodudesse dramaatiliselt, nagu te ütlete, ja siis minna nende koduloomi murdma. Et see on ikkagi paratamatus, kurb paratamatus, et maailmas on haigused, millega tuleb tegeleda, selleks on kokku lepitud, kuidas sellega tegeletakse, kuidas seejärel hüvitatakse kahju põllumajanduspidajatele ja sellisel juhul täpselt selle protseduuri järgi tuleb toimetada. Nii et ma eeldan, et seda on ka tehtud. Kui on vastupidist infot, siis hea meelega jagage. See kindlasti saab edastatud sellele, kes sellega tegelema peab. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise.